olen Nuku lõkkekohas. Esimene öö siis. Teine päev Kakerdaja raba. Liginen Kakerdaja järvele. Ilm on täitsa mõnus, sama suun nagu eile, tuult on natuke rohkem. Simisalu vaatetornis. Teine õhtu Kassiaru talus. Kolmas päev, olen Kodru rabas ja suundume siis Järva Madise poole, Aravete, Koeru. Vaatame edasi, kus siis saab minna. Suundun Aravete poole. Aravete laululava. Osatakse ikka rohu sisse tee teha. Kus on tee? Olen jalgsemaal. Puhkus. Meie korter. Väike lehmad. Muu! Nii palju lehmi. Muu! Üks pullika tuli täitsa ligidale. Muu! Olen Järva-Jaanis. Päike tuli ka nüüd välja. Lõpuks. Aga edasi rohkem vantsima ei hakka. Kuna riided on värjad, tahab kuivatamist. Järelikult öövin siin. See on siis Järva-Jaani hosteli köök. Teen süüa. Väljas on ilus ilm. Kohe hostelist on mõni 100 meetrit eemal selline valik. Kombaine sulle. Seisavad kõik rivis. Tõeline vana tehnika. Sellega tahaksid küll sõita. Metall nii, et vähe pole. Näed, siit saab torust lasta ka. See on mingi algusaastate vaata, siin pole kabiinigi see. Vaba õhk käib. Mingi eriti šehmasin. No puub, tahad sellega linna vahel sõita? Kui selle Annelinnas sõita, siis on kogu tee kinni. Noh, see on ka jõhker masin siin. Vaata, kus väljavaade, otse nina ees. Mul tekkis selle masini suhtes juba nii arvamus, et õpi kas juhi load ära, tee masin korda ja siis sõida kas kuskile peole sellega.
Et siin on tõeline raud. Siin on tõeline raud. Bingo! No see on ka tuttama siin. Adus pastlad ikka. Näed, täitsa paras sulle. Või hoopis see. Või hoopis see. Valikut kui palju. Mõnus päiksepaisteline hommik. Ja 4. päev algab. Ja on väike tuul. Liigume koeru poole. Tamme lõkke koht. Noh, iseenesest korralik, aga kõik on niitmata. Väga raske oleks telki siia üles panna. Rohtu on siin küll sees süüa. Ja üle põllu nüüd. Tamme lõkke vast üle põllu. Nii kui ma olin ära teinud video, kus ma arvasin, et siin on niitmata, kohe tulid 2 meest autoga ja ütlesid, tulevad niitma. Kas pole kokku sattumus? Ja juhatasid mind kohe siin. Peaksid muidu siin metsa äärt pidi minema, aga juhatasid, ma pean sinna nurka minema. Mudarallit on siin tõesti hea teha. Ratturite paradiis. Kuku! Kus sa oled? Kus sa oled? Kuku! 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 Väike lehm, vaata kui palju võililli jälle. Kombainid. Paistab täitsa maha jäetud koht olevat. Näed, sinu tulevane põld on siin. Riistvara kõik valmis juba. Olen enda looduskaitsealal Valtri allika juures. Üle Põltsamaa jõe. Sulla-mulla, sulla-mulla. 11 kilti veel Hundissaareni. 5. päev. Teekond Hundissaared siis koorte äärde. Hinnanguline pikkus 39 kilomeetrit. Eilne öö oli üsna jahe. Aga saime hakkama. Tähendab, mina sain. Head teed. No Ivar, hakka minema. Ja vaatasin, et ma hakkan nüüd autoga järel sõitma. Ohu tuleb tulema ja... Ei, sina sõida tees, ohu tuled. Ja kus on teie need oranžid lipukesed ja nöör? Oranžid võistled. Vastas mulle. Aivar, sa magasid ketsed maha. Kui lahedalt minni. Bono, jah? Kodakitsed. Bono, jah? Kas neid ole? Söödud ja nähtud küll. Kus sa oled? Ma olen suure lehmaga matkamas. 1 päev. Mis nüüd? Aivar andis oma ratta mulle. Ossa. Jõudu, külamees! Hulgikauplus siis on. Praegu on ladu rohkem või nagu? No vanast olid nad hübriidid, jah. Müüdi ja
hulgi. Mis seal oli, mingi miinimumarve või ostusumma või mingid kliendikaardid või? Ilus vaade. Ilus Eestimaa. Tüüpiline. On ju, Peep? Ta on väga igapäevane ja üllatusmomente on väga vähe. Mis sa arvad, väike lehm? Minule meeldib võililledes olla. 6. päev. Olen Vooremaal, alustasin Udutalust. Üritan jõuda Siilõkke kohta umbes 40 kilomeetrit. Ilm on ilus, tuul on mõnus. Mida sa veel tahad? Ideaalne matkapäev. Sureraisk. Olen jõudnud tagasi matkateele. Käisin ära Palamuse. Puhkepaus. Raikasvere järv. Ilus. Raikasvere puhkekoht. Uhuu. Viimasin laamaan Raikastveres. Ahin pilvi. Suured valged lehmad. Oi, mäletad siin need lambad talvel? Kauguses on lehmad. Väikene võililled säravad kõik täna. Võililled. Vaata väikene hobused. Lõpetan papi lõkkekohas, telkimiskohas. Papi laagriplats. Hänksa. Kas pole ilus koht ööbimiseks? Õhtune Saarejärv. Leht teeb lõket. Või hoopis papi teeb lõket. Ei tea. Kumb on kumb. Teen sellepärast lõket, et järvelt on pisut jaetuul. Tähendab sellepärast ka. Põleb ilusasti. Esimene lõke siis sel reisil. Õhtu saabub Saarejärve äärde. 7. päev. Hakkame siis
pappi hakkan siis papi laagripaigas liikuma tasapisi lõuna poole. Rohkem põhja poole ei lähe. Täna tuleb siis umbes 30 kilomeetrit. Ja siis jõuan Kukemetsa metsaonnini. Ilus päev. Jälle tuul. Nii nagu eile. Piibelehed veel ei õitse. Oi, näe, männikesed kasvavad. Ilusad männid. Mis siin pool kasvab? Siin on ka männid. Ületasin just maakonna piiri. Olen Tartu maakonnas. Vasskuss. Täna on siis vasskussi päev. See on juba pirakam eksemplar. Mõtlesin, et esialgu et surnud. Ei olnud. Huvita, kes see oli nüüd? Matkade ääres on meie mets istutatud. Aasta 2009. Mäletad? Vaata, kui ilusad kuused siin on juba. Kas keegi on kuuski püganud või? Huvitavad mättad. Lumps, lumps, lumps. Konnakesed. Ja kõrval kohe vabakraad. Ka. Kokk. 1, 2. Voi jeerun seal. 2 kukke ikka. 3. ei ole kukk. Üks väga matsakas broiler. Kukemetsa metsaonn. Täna siis siin ööbimine. Sest ligiduses pole rohkem laagriplatse. Muidu võiks veel kõndida. Nädal on täis, alustame uus nädalat. Ka vastu poole teele Kukemetsast. 8. päev matkal. Ilm on pilvine. Lubati natuke vihma, aga see ei morjenda. Täitsa omanäoline vaher. On ümber kukkunud, aga mingid juurikad on sisse jäänud ja siis on selline puhmas tekkinud. Oksad kasvavad kõik ühel poole. Huvitav. Puhkus maantee ääres. Vihma sajab. Päev on ikka soe. Täna on väga kiiresti läinud, juba 30 kilti läbitud. Mis asja ma teen ajaga? Ilma teada andis lootus, et läheb natuke kuivemaks, aga ei midagi. Noh, see mind nagu üldiselt ei morjenda. Lihtsalt emo meeldib. Ma ei tea, kuidas lõkkekohas on üldse. Üheksas päev. Eilne päev oli siis lõppes
kodus olemisega, akude laadimisega. Ja nüüd ma ületasin siis Emajõe Tavaste parvlaadi. Jätkame teekonda. Mina jätkan. Peale minu kedagi muud ei ole. Vihma sajab. Natuke soojem on. Nii et las käia. Pane põrn lauale. Ümar peenem osa vasakule. Võtan võrran pikkus ja uueks. Äsjas. Sellises kohas siis peab mõnikord öö veetma. Kümnes päev. Eesmärk Põlva. Ja vahepeal siis saab ka üles alla ronida. Mõtlen Taivaskoja Kiidjärve. Vähemalt huvitavam päev kui eilne, kus ainult sadas. Hommikukohv. Kusagil on puukoristajad. Päev läheb ilusaks. Ja mõis. No nii, täitsa vaba kohas. Täitsa vabade kanade keskel. Kukk. 1, 2, 3 kukke. Nok. Näed. Üks toksib juba minu saabast. Kak. Liiginen supiliinile. Saab suppi. Mis siis ikka? Potid välja. Hakkame tegutsema. Olen supiliinil. Ja teen siis siin suppi. Muidugi mul on ainult matkasupp ehk siis kuivsupp võtta vähemalt praegu. Ei ole traditsioonilisi komponente. On saanud sellised variandid. Supiga on valmis. Supp on valmis. Kohe saab. Ongi meie seenesupp valmis. Head isu. Make soup, not war. Supiliin sai ka teele ära märgitud siis. Kõigil lehmadel on sarved peas. Nii nagu õige on. Tada, lehmakesed. Olen Kiidjärvel ja hakkame siis Taivaskoja poole. Hakkan Taivaskoja pool minema. Üks mõnus päev. Ilmselt kompensatsiooniks eilse eest.
ja uskumatu. Siiamaani mitte ühtegi matkalist. Ai jah. Hullude pealt on maailm. Jälle mäel. Ja jälle üks org. Uhuhuu. Saesaare paisjärv, mis ilmselt lastakse kunagi tühjaks. Ma olen taevaskojas. Plahvatus. Põlvas on jõulud vist. Kestavad. Igavesed jõulud. Nii, õhtu on käes. Olen Põlva linnas. Leidsin siit mõnusa koha. Rähni majutus. Või mis iganes ta on siin. Täitsa luksaed. Võrreldes eilse košmaariga, mis košmaar, nukrusega olen ma paradiisis nüüd. No jah, paneme rastelki üles. Tuled ja värgid. Kus on tuli? Värk on. Ma tean. Tipa tapa kuju. Tipa tapa ja. Päev 11. Jälle üks lõdvapäev. 20 kilt ainult. Avanti! Päevas paistab päike, öösel särab puu. Olen ise väike, kuid mu kott on suur. No mis tähendab iseteenindus? Kiimlemine on keelatud vist. Kus on Pakli allee ja kus on Pärna allee? Perikülas on näiteks Pärna allee. Järjekordselt on osatud üks bardakk teha siin. Rosma linnamägi peab siis siin kohe olema. Hästi palju võililli läks välja. Ilus. Äkk, kõrberalli. Lehva, 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 lehva. Laagriplatz. Paidra järv. Õhtune vaade siis.
pisut tuuline on muidugi järve kallal. Mis seal ikka? Aidre lõke. Kaheteistkümnes päev on või? Ei tea enam, kõik päevad segi lennu. On 12.84 või mis iganes. Värska poole minek. 40 kilti, 42. Ei või rohkem. Ilm suurepärane jälle. Tundub, et ma olen ikka täitsa puusse pannud. Üldse ei oska kaarti lugeda. Oi jah. Ilusad kirkad värvid. Olen siis Meenikunnoos. Seened ka juba kasvavad. Ilus. Saab jälle lirtsutada. Oh. Hihihi. Rebase mäeallikas. Kena piraksauk. Ilus. Kolmeteistkümnes päev. Olen Värskas. Vaatan, mis siin toimub. Liigun siis Koidula poole. 240 kilti veel jäänud. Aga kindlasti tuleb. Võib arvata, et 10-15 kilti tuleb veel selle otsa panna. Nii et nädalaga saab see püha üritus läbi. Täitsa ilus ralli. Et mina ei rallita. Mina vaatkan. Asi on kiskund jälle tuuliseks. Pean Paugandi lõkke kohta jõudma. Jälle peldikus. Kas jälle tõesti peab riide ümber vahetama? Ilm muutus ka päris ahedaks. On kuulda ka, kuidas mühiseb. Täitsa hullulik. Tunniga on ilmselt 5 kraadi jahedamaks läinud. Kus on päike? Fuck you! Just paar minutit tagasi läks suur jahejunn üle. Suur pirakas jahejunn. Nii kui oleks sulle vedelat lämmastikku tagumikusest. Ja nüüd kõrvetab. Päevane rasv on nüüd põletatus. Ah jah, filmid ikka. Nüüd on õhtune rasvapõletus. Seda sain lõunalaagris. Lõketan sellepärast, et on pisut jahe siin puudevilus. Tere hommikust! Tänasega saab siis täna 1. juunikuu. Tänasega saab siis 2 nädalat teel oldud. Öösel eriti magada ei saanud. Tänu Koidula
piiripunktile, mis siin ligiduses on. Öö läbi rongide kolistamine käis. Laagerpoolits on iseenesest mõnus, aga Koidula piiripunkt tekkis nüüd hiljem. Oh jah, pisut unine on, aga edasi Piusa peale. Koidula öine müraallikas. Sealpool on Spetseri. Viisad pole muidu korgaks üle. Vaikus, mis vaikus. Ilus ilm. Arst on Piusa õrgorg. 15 kilomeetrit. Seal on pisike vasikas ka. Heinakuhja peal. Piusa jõe ääres. Piusa õrgorus. See on üks härmamüüridest. Ja kui mu mälu ei peta, siis saab jälle ronida. Ris-Peter, kus sa ole, kurat? Mul on mätasse. Ai, kurat, see on vist hoopis mujal. Vahet pole. Ris-Peter, tule lageda. Panen sulle kadaka püksi. Ai. Kohe näha, et RMK-d enam kohal ei ole. Sellest on muidugi kahju. Piirde kõik lagune. Äikile, vaata kui palju kullerkuppusid on siin. Vasselina pargis on ikka võimsad tammed. Ma mõtlen just, kui sirge tüvi neil on. Tavaliselt tamm on siuke jändrik ja hästi paks. Konnaki. Kardab mingi jah. Hüppa peale kes. Rahu, paks. Aga mida see Y seal teeb? Siin on ilmselt Erki Luugi käsimängus. Viiekümne liigi sai täna kõnnitud. Kus ma siis olen? Ja siis jõudsin siia õndi. Seni nähtutest metsaonnides on see kõige kobedam tükk. Oi, pean ukse kinni panema. Sääsed tuleb tuppa. Ma saan kiikuda, lõket teha. Väärikas tasu päeva eest. Kirikumäe lõke. Minu meelest kõige ilusam lõke üldse. Käegu kukub. Ja lõkke ääres. Uni peab peale. Stopp. Eile õhtu oli natuke piime. Vaatan, kas nüüd tuleb parem pilt. Oh jah. Nüüd on näha, kus ma ööbisin. Täitsa mõnus oli. Siin on ikka pime hulk. Hommikune matkatreening. Kirikumäe kiigel. Üksinda on raske hoogu sisse saada. Nojah. Teine inimene peaks ikka veel olema. 2 nädalat täis, algab siis viimane nädal. Suund Haanja peale. Teeme siin tiiru. Teeme. Mina on üksinda. Teeme. Oleme, käime. Teen Kirikujärvel ka tiiru peale ja siis Haanja peale. Ja kui tuju on, siis lähen Rougesse. Sookail.
Kirikumäe järv. Sookured on seal 2 tükki. Täitsa julgelt liidel. Näe. See on ilmselt selle matka kõige kõrgem ronimine. Peasport. Esimest korda matkal. Ajas mind midagi hingeldama kah. Munamägi otsa ees. Ja täna ma ei viitsi sinna küll. Aitab välvamas küll. Olen Kallamäe talus. Roppasid päev. Ja et ma ei läinud Rõugesse. See oleks juba olnud. Kuna Vällamäe tegi minuga 1-0 ära, siis ma olen siin. Head ööd. 16. päev. Tuul puhub. Läheme siis Rõuge peale. Aeg on nii kui muda. Täna saan siis üle hulga ja ilma rätikutega hakkama. Kui just võsa vahel ei lähe. Askma järv. See on mingisugune imelik laager. Tundub justkui mingi jahimeeste, kalameeste. Juunikuu ja Haanjamäe metsas ikka veel ülased. No sain siis veel korra turnitud. Ja siis rohkem turmist ei tea vist. Üks luuser jõudis ka lõpuks natuke ligemale Everestile. Haha, tahama Everest. Mille kuradi pärast inimesed peaksid üldse mägedes tahtma kõndida. Ja midagi jah. Olen siis Rõuge Suurjärve külastusmajas vist. Kuna vihma sajab, siis ma eriti ei tahtnud. No, siuke mugav inimene. Ahoi, ja läheb jälle söögi tegemiseks. Viimane öö siis kuskil katuse all olla. Jah. Seitseteist tung ja torm. Mismoodi see lugu ees? Ei, tegelikult on asi selles, et 17. päev. Olen Võru Suurjärve kaldal. Ja lööme jälle luusanki. Paarkümmend kilti jälle kõndida. Nii külla. Pisut vihmal nagu oli enne, aga läheb vist selgemaks. Kui mõelda nii, et kusagilt Aegviidusse ei kunagi alustatud, siis see oli küll sajandid tagasi. Ja kõigest 17 päeva on selles mõeldes. Uskumatu Jaani. Head teed. Tundub, et Tallinkil on väga suured probleemid.
oma ilus ja uhkuses Soome lahel seilavad ja siis situvad Võrumaa täis siin. Paskvillid. Teeme siis puukalli ka. Karjamaa! Jälle laisa inimese lõkke telgis. Sääski nii palju. Ei taha seal eriti olla. Väikene pudru ja studile. Minu igapäevane elamine. Kui mõned korrad välja arvata katus all. Kaheksateistkümnes päev. Suund Läti piiri äärde. Kõige tagumisemaid soppe üle vaatama. Ilm ilus ja. Ja. Ega siin ongi. 2-3 päeva veel käia. Nii see ongi. Omamoodi kiiresti ikka sai ju otsa. Teistpidi jälle mõelda. Millal see kõik algas? Ei mäleta. Hommikul käisin Pähni looduskeskuses. Meeldi perenaine tutvustas kõike, mis seal oli. Eesti piir, lõunapiir. Edasi on Läti. Paganamaa on ka üks paras üles-alla rügamine. All on siis varem nähtud Peelijõgi voolab. Nüüd läheb jälle siis alla. Ei tea, millal see lõpeb. Tüüpiline. Ühe kord on vähemalt veel ühest ugust. Kuradi alpinits. Saab vähemalt siis Peelijõge jälle üles võtta. Sulla, mulla, sulla, mulla, mulla, sulla. Windows XP. Varstu vallas. Jälle raiuks. Vahel võib ka Lätis lihtsalt natukene joosta, jalutada. Ilus ilm. Aeg on. Väikene hopalinn. Niu Kilingi-Nõmme. Jah. Rahulik, uiman. Metsavenna kohas olen praegu. See pole siin mingisugune ametlik koht üldse. Ma ei tea, kellele üldse krunt üldse kuulub siin. Mul pole aimugi. Ja siin ma jään vist. Käisin hopas ära. Ei oska üldse kõnet pidada. Kõned, ma oska üldse jutustada. Vaadake, külakiik. Hihi. Ilmselt pole hullu teadsa, kui ma siin tõrgi üles leian. See koht on muidugi meeldiv. Või siis siia. Narid on olemas. Ainuke probleem on siis sääsed. Õhtune puljong. 19. päev, aga tundub, et midagi on nüüd valesti. Käisin küll siin 12 kilti maha, aga pidin lõpuks siia tulema tagasi. See paneb lihtsalt tõorduma sinna midagi seespool. Kui öeldakse, et piirist piirini, siis nüüd ma vist olen läinud üle piiri juba. 630 on ammu täis. Reisi lõpp-punkt siis Vasteroosa. Seal ma ööbisin ja ootan siis, kes Lombaka koju ära viiks. 20. päev, aga
nüüd juhtus siis see, mida ma kartsin, mida ma ei kartnud, aga reisil ikka juhtub. Vasak jalg on ikka veel lombakas, hüppeliigasega ja eile juhtus midagi, paremaks ta eriti ei ole läinud. Mis tähendab siis seda, et aeg on sellele reisile punkt panna. Aga ma ei põe selle pärast, sest enamus on kõik nähtud. Jäi veel siis 77 kilomeetrit. Ja umbes 650-40 kilomeetrit on selja taga. Mina olen rahul kõige sellega, mida ma tegin. Ja eks siis taas kohtumiseni jälle kuskil radadel.